ilusalong on koht, mis peaks olema naisele kui teiseks koduks. Kas ka nii on? Seda teab mulle rääkida Kadri Truia. Tervist! Tervist! No kas on siis tõepoolest nii, et ilusalong peaks olema naisele kui teiseks koduks? Jaa, olen ise sama meelt, et kui salong on ühele kliendile sobilik ja ta saab kõik oma vajalikud protseduurid seal tehtud, siis peaks olema küll nii. Sa oled huvitaval moel sellise salong-butiigi teinud, et ta ei olegi nagu konkreetselt ilusalong, vaid et kui siin ütleme, et käia ringi ja sisse astuda, siis võib esmalt tunduda, et oled sattunud küll Hispaaniasse, Marbeiasse, et sellisesse luksusbutiiki. Kuidas see sinu ellu tuli? Rõõm kuulda, et minul on olnud au see kontseptsioon tegelikult üle võtta. Et Taia Shop Salon on siis loodud praegu 5 aastat tagasi. Jaanuaris saab meie poodsalong siis 6-aastaseks. Et on olnud au see kontseptsioon üle võtta ja minuni jõudis ta nii, et olin esmalt siin juhataja ja siis puges see Taia nii hinge, et tahtsin võtta selle asja oma kätte. No annab ikka magusamat kohta siin linnas leida. See asub ju linna südames. Teadlik valik või nojah, kuna sa üle võtsid, siis see oli juba olemas. Jaa, et oli ta siis olemas, et aga ütleme poodsalongi jaoks on ta tõesti ideaalne koht, kuna see keskus, foorumkeskus on rahulik ja siin on hästi mugav, et saab kõik asjad tehtud, toimetatud, samas on ta piisavalt rahulik, et siin lõõgastuda ja nautida ja ennast korda sättida. No pean tunnistama, et ka mind sätiti ja tehti korda täna siin vaata, et 2 tundi ja räägi põgusalt, mis minuga siin tehti, mis minuga juhtus siin. Ütleme nii, et sellisel pühade perioodil või kiirel ajal ongi hea nagu võtta appi siis endale salong, et kõiki protseduure kiirelt ära teha. Et täna siis sulle tehti meik jumestuskunstnik Eliise poolt ja siis oli föönisoengu tegemine ja tehti siis täna seda Gold Professional Haircare toodetega. Ja mis siin salata, seda tegi ju meesjuuksur, kui popid need meesjuuksurid siin Tallinna linna peal on? Eks see kõik oleneb, kellele mis meeldib, et aga ja täna tegi siis soenga sulle Kim Truia ja võin ka öelda, et see ei ole meie ainus meestöötaja, et kui soovitakse sellist fantaasia meiki jumestuskunstniku poolt, siis kutsume kohale ka meesjumestuskunstniku, et saada võib-olla sellist, mitte kõik jumestused ei ole siis maskuliinsemad, aga eks ikka sellised tugevamad ja jõulisemad. Nii et tulge kõik siia Foorumi keskusesse, et siit võib isegi meigi saada meesjumestuskunstnikult. Aga räägime nüüd edasi, siin on niivõrd palju tooteid, lugesin, et üle 30 erineva brändi ja ei puudu ka teie salongist bränd nimega siis Kino. Kas see Kino on siis kvaliteedi näitajaks igas salongis? Ütleme nii, et meie jaoks küll. Et Kino on Eesti turul olnud pikka aega ja ta on ennast väga hästi ära tõestanud ja miks ta meil on olnud nii kaua sees, see, et ta annab väga paindliku või personaalse lähenemine igale kliendile. Et tal on valikus aktiivsemate ainetega tooted, samas ka sellist lihtsamat, et saab teha siis väga hästi toimivaid protseduure, sellist nahale sära andvaid ja me saame pakkuda neid kliendile koduhoolduseks ka kaasa. No kui ma nüüd siit miskit valin endale välja, kui tähtis on siis ikkagi, et ma professionaalilt ka veel siiski nõu juurde küsiksin?
Ütleme nii, et kui te ei tea, kuidas profitoodet kasutada, siis ükskõik kui hea ta on, muidu siit tulemust ei pruugi tulla. Et meie näiteks oleme selleks puhuks korraldanud siin terve selle aasta jooksul väga palju erinevaid iluõhtuid, et tuuagi oma püsiklientidele lähemale seda professionaalset hooldust ja kutsuda müügiesindajaid, koolitajaid, et tegelikult olekski kliendil väga täpselt teada, kuidas seda profitoodet kasutada ja saada sealt kõige parem tulemus. Just klientide juurde soovisin ka oma jutuga jõuda, ehk et kes on need kliendid, kes siia sinu salongbutiiki jõuavad? Meil on tegelikult väga sellised pikaajalised kliendid, püsikliendid, et kes meile siis jõuavad, me teeme siis hetkel siin Kerastasi juuksehooldusega tööd, siis nüüd on meil lisandunud ka Gold. Gold on siis meil 100% vegan, ehk siis kes armastavad sellist puhast toodet, siis ka neile nüüd midagi uudiseks. Et ütleme, nende klientide puhul me räägime sellest, et kliendid käivad siin, kes tahavad hooldada oma juukseid, et mitte ainult värvida ja lõigata, vaid tulevad ka hooldama. Siis näohoolduse poole pealt on meil siis töös Kino ja Merikoor, et tehakse siis tööd siin aparaadi hooldustega. Et selline ka tõesti jällegi kvaliteetne, professionaalne, et igaks juhuks mainin ära ka, et Kino ja Merikoor on valminud farmatseudiliselt, ehk siis kuigi nad ei ole apteekides sees, on nad väga tõhusad. Et nemad on meie kliendid ja siis on muidugi maniküür, pediküür, uuem hooldus veel ka Yumilashis, et ehk siis see on ripsmetele mõeldud hooldus, et kes tahab hooldada ripsmeid nii nagu juuste eest ja näo eest, siis nüüd saab teha ka ripsmetele kõiki neid hooldusi. No tavaliselt et öeldakse, et maniküüris käimine on tüütu ja et viitsik minna, aga et teie suudate sellest kuidagi lõõgastavaks pakkuda, spa maniküüri pakute, jah? Jaa, et valikus on siis spa maniküür, spa pediküür, need on sellised lõõgastavad hetked, et ükski protseduur ei pea olema lihtsalt ära tehtav, kõike saab ka nautida. Et sinna juurde me pakume klientidele ka vahuveini, kui on soov, et ja kui tullakse grupiga, ehk siis sõbrannad tulevad kõik koos salongi, et siis alati on võimalik seda teha natukene pidulikumaks. Aga kui mul on selline vastav tuju, et vot täna sooviksin teha endale paariks kuuks sellised lahedad vanakooli keemilised lokid, nagu seda oli Nuupagadi filmis, siis kas see oleks tänapäeval võimalik? Jaa, kui klient ja juuksur saavad omavahel kokkuleppele, et tõesti need sobivad talle, see ei kahjusta tema juukseid ja nii edasi, siis loomulikult on võimalik, kui on soov. Väga tore, äkki ma teen proovi. Te peate juuksuri nõusse saama. Aga tooteid ja teenuseid on siin niivõrd palju, et paljud neist oled sa ise läbi proovinud? Ma olen tõesti need tooted tegelikult ka ise läbi proovinud, et võib-olla ka, mis on meie salongi eripära, meie müügiesindajad ja partnerid, kes on oma tooted usaldanud meie kätte, alati enne müüki andmist koolitavad meid, annavad meile neid tooteid proovida, et me ka ise teaksime, mis tekstuur seal on, mis tulemust me ootame. Nii et kuna me oleme kõik siin koolitatud, siis me oleme saanud neid ise ka proovida. Sinu käest oleks siis paslik küsida, et mis asi see mood õigupoolest on. Ehk ma võin sulle öelda, et minu mees armastab kodus ikka öelda, et kõik on moes. Oska ainult sobitada õigeid asju. Mida sina arvad? Ma arvan, et sinu mehel on õigus, et ühest küljest ma arvan, et alati on klassika, on mood
ja on moes. Et teiseks küljest ma arvan, et see isikupära ongi see, mis loob selle moe ja seda oma isikupära saabki tänu moele just nagu toonitada ja esile tuua. Räägi, milline inimene sa vabal ajal oled, mida sa vabal ajal teed? See ongi minu vaba aeg, et ma tõesti tunnen, et see ongi minu selline töö ja vaba aeg käsikäes. Pere, kodu, lapsed? Tegelikult on ka minu mees siis siin tööl, et tema oligi sinu juuksur täna, et me oleme tegelikult kogu perega siin, et laps on küll veel kodus, aga sellepärast mulle meeldibki siin salongis nii palju aega veeta, et kuna ma teen seda koos abikaasaga. Mis on need sinu sellised ilunipid enne sellist tormilist jõuluaega, mida iga naine võiks enda peal katsetada või ette võtta? Minu ilunipiks ongi see, et ma usaldan ennast spetsialisti kätte. Et ma ei pea ennast koolitama igal ajal professionaaliks, et näha hea välja üheks õhtuks. Et ma pigem broneeringi aja ja lasen spetsialistil ennast valmis sättida. No ma vaatan, et sulle meeldib pigem selline loomulik ilu. Mina küll olen viimasel ajal pigem sellist võltsikarva, et ma ei tea, millest see küll tuleb, kas vanusest, mis sa arvad? Ma arvan, et igal eluetapil ja igal ajal on oma aeg ja kui on, ütleme nii, et tänapäeval on kõik need sellised ka võltsimad protseduurid pigem nagu abiks ja nad ei ole väga nii-öelda kahjulikud, et täna on võimalik teha väga turvaliselt erinevaid protseduure, panna ripsmeid, panna juuksepikendusi, panna keelküüsi, mis tegelikult ei olegi nii, kuidas öelda siis, ilu kahjustav, vaid pigem annab ikkagi juurde. Üks sinu kolleeg on öelnud oma motoks, et ümbruskond ilusaks, et mis sinu selliseks lööklauseks võiks olla? Ma kindlasti toetan tema mõtet, aga mina ütleks veel seda, et salong on professionaalse ilu kodu, ehk siis see ümbrus saab korda ja ilusaks just nimelt salongis. Kas igas naises võiks olla natukene ka törts Anu Saagimit? Muidugi, see tuleks meile kõigile kasuks. Aga räägi, millest sa lapsena unistasid näiteks? Millisest ametist? Ma pean nüüd selles suhtes võib-olla natuke kurvastama, et ma ei mäleta täpselt seda, millest ma unistasin, aga ma olin iseloomult selline organiseerija ja rahutu hing. Mulle meeldis igal pool nii-öelda kätt külge panna ja proovida. Et ma arvan, et ma olen siiamaani selline natuke rahutu ja panen kätt igale poole külge ja meeldib olla uuenduslik. Ilumaailmas töötamine on see ainult naiste pärusmaa või siin tulevad ikka järjest rohkem need mehed mängu, jah? Ma arvan küll, et selles suhtes meil elav tõestus on siis sinu abikaasa, jah? Abikaasa ise ja meie jumestuskunstnik, kes käib ka meil aeg-ajalt abiks. Et ma arvan, et nii kaua, kui inimene tunneb ennast hästi ja mugavalt ja ta näeb, et ta saab siia panustada ja anda midagi juurde, siis on see kõigi pärusmaa. No mis sind selles ilumaailmas kõige enam köidab? Ma arvan, et ma saan inimesi teha rõõmsaks ja ma näen, kuidas kliendid lahkuvad ilusate ja rõõmsatena, et mul on selles mõttes väga selline rõõmu ja rahulolu pakkuv töökoht. Kas alati lahkuvad kliendid siin ilusatena, rõõmsatena või tuleb teinekord selliseid teistmoodi seiku ka ette?
kus soeng ei meeldi või? Ma arvan, et meil on nad küll lahkunud kõik rõõmsana, isegi kui nad tulevad kas muremõtetega või mingi probleemiga, siis me leiame küll alati lahenduse ja nad lahkuvad siit rõõmsatena. No mida öelda nendele inimestele, kes väidavad, et ei ole aega enda hoolitsemiseks? See on ju vale jutt, on ju? Ma arvan ka, et seda aega tulebki ise võtta, et keegi teine seda ei tee, et aga praegusel juhul võib-olla ongi hea soovitus, et jõuluperioodil, et või pühade ajaks, et pakkudagi ja kinkida oma sõpradele, kaaslastele emotsiooni ja kinkida võib-olla kinkekaart spaasse, salongi, et inimene, kes saab selle kingituse, siis ta leiaks aega enda jaoks. No kuivõrd suur mõnuleja ja spaataja sa ise oled? Väga suur. Et jällegi, kuna minu vaba aeg möödub siin, siis ma ise arvan, et ma olen meie spetsialistide kõige suurem fänn ja kasutan kõiki meie hooldusi. Mis teeb ühest iluspetsialistist tõelise professionaali? Mina seda ei tea. Ma arvan, et esiteks on see järjekindlus ja võib-olla just need uuendustega kaasaminek. Hästi palju pakutakse täna nagu brändide enda poolt erinevaid koolitusi, et tuleb ennast harida, käia ajaga kaasas ja samas olla selline järjepidev ja pakkuda oma klientidele iga kord midagi uut. Ütlen ausalt, milline inimene läbi sinu silmade kaunis inimene? Kindlasti loomulik, et selline loomulikkus ja isikupära peaks inimeses alati säilima ja siis ongi, et erinevad ka sellised nii-öelda täiendused, kas siis, kui me räägime nüüd, kas ripsmepikendused, küüned või ripsmed või et siis need kaunistavad inimest, et midagi ei tohi olla palju. No ma arvan, et ka vabal ajal käib natuke töö sinuga kaasas, ehk et kui sa linna peal ringi liigud, siis sa kindlasti jälgid inimesi teise pilguga, et et issand jumal, miks sel naisel on kulmud kitkumata ja et miks tal on maniküür kole ja mis pilguga sa vaatad inimesi? Ma vaatan inimesi teinekord isegi sellise pilguga, et kui on nagu loomulik värv säilinud, et mida tänapäeval näeb väga harva, et kui on loomulik värv säilinud, et issand, kui tore, et ta oskab selle tooniga mängida või ma märkan selliseid detaile pigem, et mis kaunistavad ja siis ma kindlasti tahaks oma spetsialistidega seda jagada, mida ma olen näinud, et meil tihti käib just nimelt salongis see jutt, et mida me oleme põnevat näinud, et kes kuidas oskab midagi esile tuua. Kas tuntuid inimesi ja meedianägusid käib ka siin teie salongis? Ikka käib. Oskab mõned nimetada? Ka nemad on meil leidnud, et mul on hea meel olnud koostööd teha Senja Fokiniga, et tema on meie iluõhtuid eest vedanud, et praegu teeme koostööd Monika Kusminaga, mulle väga meeldivad tema head uudised, et ikka oleme neid leidnud. Kuivõrd tähtis on, et tuntud meediategelane näiteks ilusalongi tooteid reklaamib või tutvustab? Kuivõrd palju see annab kaasa ja toob uusi kliente juurde? No endal on hea kuulda, kas neile tooted meeldivad või mitte või kõik selline emotsionaalne pool, et nemad nagu peegeldavad seda tagasi, et kuna nemad on, ütleme, meedias töötavad inimesed liiguvad väga palju ringi ja hea on loomulikult saada tagasisidet, et mis emotsiooniga nad siia tulevad meie poodi. Et aga nad meeldivad meile täpselt nii kaua, kuni rahvas neid armastab, et selles suhtes on see kõik ju kogu koostöö, et kui inimesed neid armastavad, nemad armastavad meie tooteid, siis on jällegi puhas rõõm koostööd teha.
räägi mõni aja kokkuhoidmise nipp, mida sa enda puhul kasutad. Mina võin väita, et ma paar korda nädala jooksul pressin värsket sidrunit, panen natuke vett tassi ja joon selle ära, et see pidavat näo-nahale hästi mõjuma. On sinul ka mõni nipp anda meie naistele? Minu nipp on see, et kui ma olen teinekord väga väsinud, siis ma helistan meie kosmeetikule ja palun temalt pool tundi, et ta teeks kiire värskendava protseduuri. Mida jõulud teie salongile toovad? Palju rõõmsaid kliente ja tegusat tööaega. See ongi meie nii-öelda selline kõige tihedam tööaeg aastas. Ongi just nimelt pühade aeg, sest et palju üritusi on käimas ja inimesed avastavad ju viimasel minutil, et nüüd tuleb ruttu ennast korda sättida. Aga jaa, et ongi, et kui meie poodi satub inimene, kes tuleb tegelikult kas toodet otsima või midagi nagu kodus toimetada, siis tegelikult tihtipeale me ütlemegi, et sa ei pea kõike endale neid asju koju ostma, kui tule võtta vastavalt just aastaajale, ilmastikule, just vastav protseduur, mida sinu nahk või juuksed või käed vajavad. Kes saavad teie tooteid, teenuseid lubada? Kas iga Eesti inimene või natukene jõukam? Oi, tegelikult mina arvan, et meie teenuste ja toodete hinnad on selles suhtes, et kättesaadavad või taskukohased kõikidele klientidele. Kui ma võin summaliselt välja tuua, siis näiteks selline puhastav hooldus on 37 €. Aga ütleme, puhastus on kõige alus, siis selles mõttes tulla võtta üks puhastav protseduur ja pärast kodus jätkata hooldust, siis see on tegelikult täiesti taskukohane kõikidele. Nii, et kui nüüd tekkis huvi teie toodete ja teenuste vastu, siis kas enne jõule oleks veel mõni vaba aeg saadaval ja tuleks siis koheselt helistada teile? Jaa, meile võib helistada, kirjutada, meid leiab Facebookist, meil on olemas koduleht. Nüüd on tegelikult uudisena ka see, et me avasime Taia e-poe ja seal on meil olemas online chat, mis tähendab seda, et saab küsida otse teenindajalt nõu. Et isegi kui kodulehelt ei leia seda aja broneerimisnuppu või seda kohta, et mis aeg oleks kõige sobivam just selle ja mis protseduuri võtta, siis tegelikult võib võtta ühendust ka läbi e-poe meiega. Aga suured tänud, Kadri Triin, et sa leidsid siin enne jõule aega minuga kokkusaamiseks ja vestelda natuke iluteemadel. Ma soovin sulle ilusat jõulude aega ja väga häid ja lõbusaid ja toredaid kliente. Kindlasti kohtume sinuga veel tulevikus. Aitäh sulle. Aga meie omalt poolt tahaksime ka paar nõuannet ja väikest kingitust kaasa anda. Nagu meie salongil on kombeks, et me oleme küll toeks oma protseduuridega inimesele, aga me tahame pakkuda oma klientidele sellist 100% tuge ka koduhoolduseks, et tulemus oleks püsiv ja kaunis, et meie juuksurgim pakuks siis kaasa mõned tooted kingituseks, et sinu juuksehooldus oleks kaunis ka kodus. Suurepärane, ma pean ütlema, et kingitused mulle väga meeldivad.